mina kuidas Aime luges peast Jumala sõna. Ja seda mitmelt poolt välja tulnud, et meil tuleb tegelikult laadida ennast Jumala sõnas ja rohkem, et see saaks meie sisse, et see jääks meile pähe, sest see on relv, millega me saame sõdida. Ma olen mitu korda näinud unes. Ma ei vaata tegelikult viimasel ajal aastaid tegelikult mingeid action unenägusid või neid filme, aga unenägusid vaatan millegi pärast. Ja mitmel korral olnud mingi olukord, kus ma pean ennast kaitsma, mul on relv, aga laskemoon saab otsa. Ja siis ma olen nagu hädas, mõtlen, millega ma seda nagu relva laen. Ja viimane kord, kui ma siin paar päeva tagasi nägin jälle nagu seda unenägu, ma hakkasin patareisid sinna relva sisse laduma, et äkki saab sellega tulistada. Ja siis ühe korra juba varem olen sellest aru saanud, et see uni minu jaoks tähendab seda, et see on Jumala sõna relv. Kui sa sellega ennast ei tangi, sul pole kuule. Kui see ei jää sinu sisse, sa pead ammutama neid sõnu, mis seal sees on. Need on nagu kuulid, mida sa paned selle relva sisse ja sa tulistad. Kui vaenlane sind ründab, sa pead ennast kaitsma. Sa pead teda vastu tulistama Jumala sõnaga. Ja minul on olnud see raskus, sest et ma olen võidelnud enda sees seda võitlust, sest et ma ei ole kunagi olnud niisugune lugeja inimene. Eesti keeles ma olen olnud düsgraaf, logopeediline ja nii edasi. Ja see on minu jaoks nagu võitlus olnud ja kui mind kunagi väiksest peast pandi ka avalikult Jumala sõna lugema, siis ma kokutasin seal teiste ees ja see oli nii piinlik ja mul tekkis nagu selline trauma, et kui ma kellegi ees pean piiblit lugema, siis ma jooksen lukku. Ma võin lugeda või harjutada, ma loen mingi paar salmi ilusti ja siis mul hakkavad tähed ees jooksma. Ja ma hakkan sinna panema neid lõppe ja algusi ja siis ma kokutan ja väga piinlik hetk tekib siis. Aga ma olen otsustanud, et ma ikkagi loen. Isegi kui ma kokutan või soperdan midagi, siis ma ikka loen, sest ma tahan saada tugevaks selles. Ma ei taha tunda piinlikkust sellest. Ja Jumal on mind teinud tugevamaks. Ja ma tahan sind ka julgustada. Kui lugemine ei ole olnud sinu kõige tugevam külg, siis saa sellest tugevaks. Sest et Jumala sõna on see relv, mida me peame vaenlase vastu kasutama. Me peame sellest saama, need kuulid, salved peavad olema täidetud, et õigel ajal tulistada vaenlase vastu, sest et ta ei jäta sind torkimata. Kui sa lähed Jumalale lähemale, ta tuleb sind ründama ja sa pead oskama ennast Jumala sõnaga kaitsta, nii et ole tugev ja ole julge.